Me olime eile terve päeva koos. Olime ja rääkisime, tegime ja vaikisime, nutsime ja naersime. Tõdesime, et jagame kõike täitsa hinge põhjast. Ja olime üdini ausad. Me leidsime seletused hinge probleemidele. Me saime aru, et mida unikaalsem on probleem, seda universaalsem see ju tegelikult on. Mõistsime, et enesearmastus ongi võti. Mõistsime, et peame end pidevalt asetama olukordadesse, mis meid hirmutavad, mis on ebamugavad. Me olime kurvad, kui saime aru, et need, kes meid tingimusteta armastama ja toetama peaksid, seda lihtsalt ei tee. Ei mitte sellepärast, et nad tahaksid halba, vaid hoopis seetõttu, et nad lihtsalt ei oska. Nad ei mõista. Nende elu ja eesmärgid on olnud alati teistsugused. Nemad ei saa aru, et minu visioon on nende omast erinev, et ma tahan teha vaid seda, mida armastan. Areneda, anda, jagada ja kogeda. Sedasi on võimalik elada, ma tean. On vaid tarvis julgust tulla ahelatest välja. Aga ma ei tea, kas ma üldse kunagi suudan teda usaldada sedasi nagu sind ja samas ma ei tea, kas seda on üldse vaja. Äkki piisab, kui ma lihtsalt olen, olemas nii talle kui sulle, kuid avan end vaid siis, kui tunnen piiritut usaldust, mõlemapoolset siirast huvi, tuge, armastust. Ma ei saa end kõige ees alasti kiskuda, ma ei saa seda endale teha. Ma tean, kes ma olen, ma tean, kuhu ma olen teel, kuid ma ei tea, mis teel on ees. Elul on minule palju varuks, ma ei kavatse seda aega raisata, et astuda juba ette tallatud rada. Ma saan ise sisse astuda täiesti uue eriskummalise tee, mis on põnev, mis jutustab vaid minu lugu, mis on eriline, nagu seda on ka sinu oma. See on ainulaadne, erakordne, nagu inimese silmad, mis kunagi ei kordu, mis alati on erinevad, mis peidavad endast tundeid ja emotsioone, minevikku, olevikku ja tulevikku. Need jutustavad kogemusi, need paljastavad haavad, need hoiavad endas kogu valu. Neisse salvestunud on ka rõõm ja armastus, need räägivad ilma sõnadeta. Ja ma avastan, et ma saan teada palju rohkem, kui ma iial oleksin osanud küsida. Ja need lood võivad hirmutada, kohutada, õõvastada. Nüüd tahaksin sulguda oma pessa, suunata silmad maha ja põgeneda, et ma ju tean, et see ei vii edasi, see ei lahenda avaldunud probleemi. See ei aita liikuda armastusväärsema mina suunas. Kuid ma tunnen, et ma ei julge minna edasi. Ma ei julge tunda seda ahastavat tunnet enda sees. Ma küsin, kas lapsepõlves kogetud valus saab üldse kunagi täielikult vabaneda? Kas üldse saab täielikult andestada või jääb see miski alatiseks sisse, mis meenutab ega lase unustada? Ja kui ma nüüd võrdlen seda surmaga, siis taolises kaotusvalust ei saagi ju vist kunagi päriselt lahti. Kuid me saame suunata selle energia kuhugi mujale, kas kellelegi või millelegi ning muundades selle energia heaks avaldub seal tohutu jõud ja see jõud võib veel omakorda saata korda üüratult palju head. Ma julgen endale tunnistada, et ma ei ole imeinimene. Ent ma olen imeline ja ma olen inimene. Ma teen seda, mida mina suudan, kuid ma adun, et ma ei suuda kõike. Ma õpin endale andestama, ma õpin enda aitama, ma õpin vastu võtma abi. Ma olen endale loonud ümber uue pere ja kui ma vahel mõtlen, et kus nad küll varem olid, miks nii pikad aastad end pidin üksi tundma, siis nüüd ma tean sellele vastust. Nad tulid siis, kui ma olin valmis, siis kui endaga juba olin teinud tööd, õppinud, avastanud ja saanud julguse olla nende ees, see päris mina. See tüdruk, keda oma ellu nad oodanud olid. Varem poleks nad seda tüdrukut kohanud, varem poleks see tüdruk näidanud oma hinge. Võib-olla ainult iseendale ja sedagi vaid salaja pimedas toas oleks kindel, et keegi teine teda praegu ei näe. Kuid see tüdruk teab nüüd, et armastus, mitte raha on edasiviiv jõud. Ta teab, et musti auke on siin maailmas liigagi palju ning et need ei saa kunagi päriselt otsa. Kuid sellegi poolest saab ta olla õnnelik ja seda iga päev. Mustad augud on kogemused ning need rikastavad elu. See tüdruk teab nüüd, et ta pole kunagi tegelikult üksi. Alati on olemas need, kes hoolivad, vahel on nad end vaid väga osavalt ära peitnud. Ta julgeb otsida, julgeb leida, kuid eelkõige julgeb hoida. Ta teab, et elu on elamist väärt nüüd ja praegu, sest praegune hetk on ainus, mis tal on. Kõik muu on vaid mineviku meenutus või tuleviku unistus.